Tere, armsad õlisõbrad! Oleme taas meie elustiili Zoom-kõnes siin neljakesi. Mina Maris, Triin, Margit ja Eeva. Oleme läbi käinud väga palju põnevaid teemasid ja siin pühade hooaeg läheneb ja mis ikka parim meeldetuletus siin enne pühi on. Kuidas hoida oma seedeelundkonda, kuidas toetada oma seedeelundkonda ja sellele me täna tähelepanu pööramegi. Kuigi see ei käi ainult pühade kontekstis, vaid see kehtib igal ajal, et seedeelundkond on meil üli oluline ja sellele tähelepanu pööramine ei käi ainult enne suuri pühi, vaid kogu aeg. Sellepärast, et meie seedeelundkond on meie elu alus, meie hästi funktsioneeriva keha alus. Ja kui meie seedeelundkond ei toimi, siis ei toimi väga paljud asjad meie kehas ka ja me kogeme erinevaid sümptomeid. Ja samuti väga paljude seisukordade, tervislike seisukordade aluseks kehas on tegelikult meie mitte korras seedeelundkond. Ja vaatamegi, mida siis doTERRA meile pakub, et sellel ajal, kuidas me saame toetada oma seedeelundkonda ja ekstra siin pühade ajal, kuidas seda veelgi paremini teha. Sätin nii. Mina kohe esimese asjana tuletan meelde kõige põhilisema abilise, mis võiks igalühel kodus olemas olla ja mis võiks leida teega jõuluvana kingikotti või lasta igas pidusöömingulauas eelroaks kõigepealt ringi, on TerraSym seedeensüümid. Number 1 asi, mida alati kasutada igal ajal söögi alla, söögi peale. Mul oli üks pilt ka, vaatame, kas ma saan selle pildi siia ilusti. Nii. TerraSym siis on doTERRA selline patenteeritud segu, mis on mõeldud meie seedeelundkonna toetamiseks ja eelkõige just nimelt nii valkude, rasvade, suhkrute paremaks seedimiseks. Seal on lisaabiline meie kehale ja seda enam, et me sööme pidevalt töödeldud toitu, me sööme rasket toitu, me sööme mitte elusat toitu, kus me siis ei saa neid seedeensüüme, mis on elusad, mis aitaksid siis meil päriselt toitu seedida ja selle jaoks siis need seedeensüümid on väga head abilised. Ja tihti kuuleme sellist küsimust, et või ma ei tea, et kas seedeensüümid, need võib kuidagi üle tarbida ja siis keha muutub laisaks ja ma ei tea, kas neid ikka tohiks nii palju kasutada. Siis siinkohal väga julgustan kasutama TerraSymi seedeensüüme nagu tõesti julgelt, sellepärast et me ei saa nendega üle doseerida, me ei saa üle pingutada, sest kahjuks on meie kehas väga palju ladestunud igasugust, ma ei tahtsin öelda koleda sõna solki praegu, aga tegelikult meie seedeelundkond on nagu see biojäätmete tünn, kompostitünn, kus kõik, mis ei ole ära seedinud, see seal hakkab oma elu elama, see mulksub, see puhiseb, see koriseb seal ja tekitab meie kehas siis just nimelt puhitusi, ebamugavaid olukordi, sest tegelikult võib öelda küll, et meie soolestik on täis ladestusi, mis seal ei peaks olema ja seega TerraSymi julgelt võid kasutada. Tavaline praktika on see, et kasuta üks kapsel TerraSymi enne igat toidukorda või kui unustad enne võtta, võta julgelt toidu ajal, võta peale sööki või kui toit on liiga raske olnud, siis võid võtta nii enne kui peale. Aga üks väga hea nipp on kasutada seedeensüüme ka hommikul tühja kõhu peale ja õhtul. Kõik pildid kadusid eest ära. Kas näete mind või? Me näeme slaidi ilusti. Midagi sellist. Jah. Et kasutada seedeensüüme ka lisaks sellele, et hommikul tühja kõhu peale, ka õhtul viimase asjana enne magama minekut. Ja miks? On sellepärast, et hommikul üles ärgates on meie
seedeelundkond vajab sellist, me oleme, kui te olete meie varasemaid kõnesid, salvestusi kuulanud, siis me oleme pikalt rääkinud ja Eeva on väga hästi jaganud seda, kuidas meie väljutuselundkond ja kõik töötab öösel ja hommikul, kui me üles ärkame, siis on vaja see kõik väljutada kehas ja siis seedeensüümid saavad aidata keha kaasa, et kõik, mis on veel jäänud õhtust, kui sa oled liiga hilja söönud, siis saame aidata kaasa seda, et enne kui me hakkame oma soolestikku uuesti koormama uue toiduga, siis tühja kõhu peale võttes saab siis aidata kaasa, et meie keha saaks seedida veel ära selle kõik, mis on jäänud. Ja mina omast kogemusest ütlen seda, et kui vanasti ikka õhtul sõid võib-olla liiga hilja ja hommikul ärgates oli sihuke väike mõnus raseda kõht oli ees, kõht oli punnis, siis kui ma hakkasin kasutama õhtul viimase asjana seedeensüüme ja hommikul esimese asjana, see on minu rituaalid olnud aastaid, siis selline punnis kõht hommikuks on kadunud. Nii et väga-väga julgelt soovitan. Ja neid seedeensüüme võib julgelt kasutada ka näiteks siis, kui sul on kehas erinevates kohtades siis kaltsiumi ladestused. Et näiteks need külmunud õlg või erinevad kivid erinevates organites, siis kuna need seedeensüümid aitavad lõhustada kehas kaltsiumilisi moodustisi, siis julgelt võid kasutada neid sellel otstarbel ka, aga kindlasti siis suuremas koguses. Et siis see üks kapsel kas söögiga või hommikul õhtul on liiga vähe. Ja inimeste kogemustest jagan, et külmunud õla jaoks inimesed on kasutanud täitsa sihuke 8–10 kapslit päeva jooksul. Ja nende liigesed on hakanud tööle. Vaat, kus läksime hoopis liigeste juurde. Aga kui me juba natukene, tegelikult see ei ole teemast kõrvale kaldumine, aga mis ma tahan veel öelda, et miks need seedeensüümid on ka üli olulised, eriti siin just selliste pühade ja pidustuste ajal, kus me käime palju külas ja suhtleme rohkemate inimestega võib-olla kui tavaliselt ja paljude inimeste jaoks on sellised koosviibimised natuke väljakutsuvad, ütleme niimoodi, siis nii seedeensüümid kui ka osad teised tooted, millest me kohe siin räägime, ei ole ainult toidu seedimiseks mõeldud, vaid nad aitavad meil seedida ka emotsioone, kõike seda virvarri, mis meie ümber toimub, et ära unusta ka seda, et see on ka väga-väga tähtis pool sellele, et kuidas me tuleme toime kogu selle emotsionaalse stressiga ja võib-olla üleliigsete vestluste, kommentaaride, asjadega, mis pühade lauas ette tulevad, et siis tea, et ensüümid aitavad sellel puhul ka. Nii et see on ka üks teema, mida mitte ära unustada. Aga Triin, mis sina võib-olla siia juurde lisaksid, mis aitab meil nii või neid emotsioone seedida kui ka toitu seedida? Jaa, aitäh. Mina lisan siia juurde Zen-kesti, sest et see on tõepoolest, ongi loodud Doterral seedimise segu ja seda on siis 3 versioonis, ei tegelikult üks versioon on veel, aga see on mul kapis. Ehk siis Zen-kest õlisegu, Zen-kest kapslid ja rullikversioon ja need on nüüd tõepoolest loodudki selleks, et seedida, et seedimiselundkonda toetada. Et kui on ükskõik, kas mingisugused seedimisraskused, puhitused, gaasid, oled rasket toitu söönud, et siis Zen-kest aitab seedida selle siis kõik ära. Ja võib võtta siis kapslis sisse, võib võtta määrida siis kõhule, kas siis tilgapudelist lastele baasõliga, endale võib vahel ka puhtalt panna või siis rullikpudelis, et minul on lapse voodi kõrval kas see Zen-kest rullikpudelis või siis laste teimersegu, mis mõnele lapsele siis rohkem meeldib. Ja seda sa võid kasutada siis juba ka enne söömist, kui sa tead, et nii ma istun pidulauda ja on vaja nii-öelda, juba sa tead, et seal on sellised toidud, mis võib-olla sinu
seedimissüsteemile hästi toetavad ei ole, aga sa võib-olla ei taha vanaemale öelda ei, et näed, et ma ei vali või ei taha nii-öelda nagu pirtsakas olla, et siis sa võid seda juba ka enne võtta, kas kapsli sisse või määrida kõhule või siis hiljem pärast seda, kui sa tunned, et kõht annab märku, et on mingi raskus, et seal on raske seedida või on näiteks iiveldus või paha olla, siis see Zen-kest on imeline toetaja siis nii-öelda kahes versioonis, et siis kas määrida kõhule või siis võtta sisse. Ja ta on ka imeline emotsioonide seedija, et nagu Maris ütles ka, et siis pühade lauas võib-olla ei ole ainult see toit, mis võib olla keerukam seedida, võib-olla ka need suhted. Nii et kindlasti on see Zen-kest ka sellel puhul abiks ja kui sa juba tead, et see pere kokkusaamine pühade aeg ei pruugi olla kõige mõnusam ja toredam ja siis määri seda juba endale kõhule ja ka lastele, sest laste jaoks on ka see kindlasti koormav, kui täiskasvanute vahel on pingelisemad suhted. Nii et aitab ka laste seedimist toetada ja kõhuvalusid siis ennetada. Nii et imeline abiline, võta Zen-kest pühade ajal kindlasti appi ja võib-olla siis hoopis kõik on hoopis väga mõnusalt harmooniline ja ei olegi neid pingeid või mida iganes sa siis tunned. Aga kui juhtub, ma räägin siis Metapoweriga, Maris, kas sa plaanisid rääkida Metapower Assistist, aga sa räägid pärast? Räägi need ära, ma räägin pärast sind sellest veel. Jaa. Ehk siis teine imeline õlisegu, mis kindlasti pühade ajal võiks abiks olla, on Metapower. Ja see on selleks, et pühade ajal on ikkagi kindlasti pannakse laua peale rohkem koogikesi, on piparkoogid ja mingid moodi jõulukeeksid ja värgid, kus on suhkrut ja teravilja ja seal on siis need süsivesikud, mis tõstavad meie seda veresuhkrut siis äkitselt kõrgele, tekivad need hüpped, et siis kui sa tead, et koogid on laual, siis soovitan enne seda Metapower terake sisse võtta, et vältida seda veresuhkru kõikumist ja võib-olla isegi veel parem, võtad ennem kas Metapower õlitilga endale, näiteks vee sisse paned või siis tilgakese suhu või siis Metapower terakesed ja siis võib-olla äkki sa suurema kergusega loobud koogikesest, ei tule seda nii suurt koogiisu või siis võtad 3 tükki asemel ainult 1 ja pärast sinu keha tänab sind, et sul ei ole seda nii palju vaja ja sa ei tekita siis nii palju selle veresuhkru kõikumisega endale kehale lisakoormat. Mul on paar mõtet veel, aga kas sa tahad rääkida kohe Metapoweri sellest vahele? Jah, ma räägin nendest ja sellest vahel, see sobib siia hästi. Et tõesti need Metapoweri piidleti terakesed või siis õlitilk aitab imeliselt selle vastu, kui on need isud. Kui, ma ei tea, kas on kõigil niimoodi, et kui juba üks hetk läheb käest ära, et kui see nagu trummipulgad läksid, siis mingu see trumm järgi, et mõtled, et hea küll, ma sõin juba ühel peol, sõin seda kooki, et siis söön terve nädala siin veel otsa, on ju. Aga tegelikult ei ole vaja ikkagi hulluks minna, et tasakaal on kõige parem abiline alati. Et kas või nuusutada seda Metapoweri õlisegu pihust ja panna siia kukla taha, see hoiab meie isud kontrolli all. Sest tegelikult ei ole see ju meie kõht, kes tahab kõike seda süüa, et need on tegelikult emotsioonid. Ja see aitab hästi. Aga Metapoweri sarjast, kui me juba sellest hakkasime rääkima ja Triin mainis veresuhkru taset ja kõikumist, siis üks Metapoweri sarja väga-väga spetsiifiline toode ja suur abiline on Metapower Assist. See on siis looduslik toidulisand, mis just nimelt hoiab veresuhkru taseme meie söömise ajal normi piires või nagu tasakaalus, et need glükoosipiigid ei tõuseks ja ei langeks väga kiiresti, sest veresuhkru tase on meie kehas üks väga-väga-väga oluline tervisenäitaja ja muidugi selle taseme kõikumine on normaalne ja loomulik ja see sõltub, aga me saame seda ise väga palju selle jaoks ära teha, et ta ei hüppaks kiiresti üles, kiiresti alla, et see võib täiesti eraldi pikk loeng olla, kuidas sellest glükoosipiigist ja veresuhkrust rääkida, aga ma mainin lühidalt ära, et just nimelt, et lõpuks need glükoosipiigid on täpselt need, mis meid teevad vanaks. Et sellepärast tasub hoida oma veresuhkurt kontrolli all ja et vähendada neid järske kõikumisi
ja et see oleks nii ühtlane kui võimalik ja sellepärast siis kas siis väga jälgida oma toitumist või kui me sööme süsivesikute rikast toitu, siis Metapower Assist kapslid on suureks abiks. Siin sees on siis Metapoweri õlisegu, millest Triin juba rääkis, reaalselt siis taimedest koosnev õlisegu. Ja lisaks on siis taimsed koostisosad ja fütotoitained. Ja tänu sellele siis saame vähendada oma neid insuliini kõikumisi ja hoida tasakaalu, sest mis juhtub meiega, et kui me väga-väga kõigutame seda, siis me kogemegi väsimust, me kogeme ajuudu, me kogeme seda, et mitte, et toit ei anna meile energiat, tegelikult toit peaks andma meile energiat, millest Eeva kohe räägib ka, aga kui toit meid väsitab ja klassikaline, et lasen leiba luusse, siis tegelikult on sinu toidulauas midagi valesti olnud. Et toit peaks andma energiat ja kui me midagi seal paneme puusse, siis see ei ole niimoodi. Ja Metapower Assist aitab siis meil süsivesikutega paremini toime tulla. Sa ei pea seda toodet kasutama regulaarselt, kui su toidulaud ei koosne põhiliselt süsivesikutest, aga kui see koosneb, siis enne süsivesikurikast söögikorda tasub võtta siis 1 kapsel Metapower Assisti. Aga siin ole hästi tähelepanelik, et Metapower Assist ja TerraSym ei käi kokku, sest nende nagu eesmärk on täiesti erinev. Seedensüümid aitavad just nimelt paremini ja kiiremini ära seedida meie söödud einet, aga Metapower Assist siis vastupidi aeglustab seda, et meie süsivesikud ei läheks kehas suhkruks nagu niimoodi raketiga üles ja siis ei kukuks alla, vaid hoiavad seda joont ühtlasemana. Nii et sellepärast hoia vähemalt 2 tundi vahet kui nendel kahel tootel, et see on hästi oluline, sest nad nagu neutraliseerivad üksteist, üks on kiirendaja, teine on aeglustaja. Kui sinu toidulaud ei ole väga süsivesikute rikas, siis sa ei pea seda toodet kasutama ja see ei pea olema sinu igapäevane abiline. Aga minul endal näiteks on nad käekotis, et kui mu kodune toidulaud on suht süsivesikute vaene või tasakaalus alati siis toetatud valkude ja kiudainetega, siis tuleb keha loomulikult sellega toime. Aga kui ma lähen kohvikusse ja tõesti võtan kaneelisaia või koogikese kohe kaerapiima ja kohviga, kus rakett sõidab taevasse, siis minu käekotis on alati abiliseks olemas need Metapower Assist kapslid, et ennast siis sellega toetada. Ja samas on minu kogemus see ka, et kui mu toidulaud ei ole väga süsivesikute rikas ja siis neid kapsleid kasutada, siis tegelikult mina oma kehas kohe tundsin, et veresuhkrutase langes ja mul ei olnud vaja neid ja keha kohe ütles, et wow, pole vaja, ma tulen toime. Nii et päriselt jälgi oma toidulauda ja võta kasutusele abiliselt seal, kus neid päriselt on vaja. Ja siin sees siis väga oluline see toimeaine on mooruspuu ekstrakt ja berberiin. Need on 2 toimeainet võib-olla, mida märkate igal pool poppides biohäkkimiste ja igal pool toidulisandites ka, et nad käivad läbi. Ja minul vahest küsitakse, et ma ei tea, et siin on mingid igasuguseid soovitatakse toidulisandeid ja need on põhinimetused, mis läbi käivad, et miks doTERRal selliseid asju ei ole. Ja siis ma alati vaatan suurte silmadega, aga meil on täiesti olemas siin sees siis nii berberiin kui mooruspuu ekstrakt ja väga siukses korralikus koguses, nii et puhas looduslik abiline sinu kehale. Kas kellelgi on midagi äkki lisada nendele või küsida, et me siin... Mina võin TerraSymile lisada seda, et kui mina läksin oma toitumisega siis üle sellelt süsivesikute rikkalt toidult siis valgurikkale ja kiudainete rikkale toidule, siis mu seedimine nii-öelda andis märku, et ohoh, ma ei ole sellega harjunud, et mis toimub. Ja TerraSymi hakkasin siis rohkem võtma ja sellest oli väga suur toetus just selle ülemineku perioodi ajal, et nüüd enam ma nagu nii palju juba võtma, et keha on juba ära harjunud ja saab hakkama sellega ka, aga lihtsalt, et alguses oli see kehale võõras ja toimetuleku toetamiseks siis TerraSym väga hästi aitas.
ehk siis kehas ei olnud piisavalt ensüüme, et loomset valku lõhustada ja selleks oli terrasüüm väga hea abiline, on ju. Jah, täpselt. Ja, aga ma räägin nüüd siis edasi. Mul on üks mõte veel jagada, et või tegelikult kaks isegi. Üks mõte on see, et kui siiski juhtub, et sa satud pidulauda nii äkitselt, et sul võib-olla ei ole kõiki neid toredaid asju kaasas, Metapower Assisti või siis terrasüümi või siis Zen-Kesti ei ole. Ja sa pärast sealt pidulauast tõusmist ja koju minemist siis tunned, et nagu kuidagi sa tunned seda pohmelli, kas seda toidupohmelli või siis ka alkoholipohmelli, eks ju, et ikkagi firmapeod ja asjad ja võib üle käte minna. Või siis ka kogu selle suhtluse pohmelli, eks ju, et mis seal siis on olnud, et siis on super hea toetaja Sendokriin, kas siis õliseguna või siis kapslina, mis on ka tegelikult seesama õlisegu. Ehk siis see on see, mis aitab meil neid mürke välja viia ja kõike seda, mis on liiga palju olnud ja aitab puhastada kõiki kehasüsteeme ja kõiki organeid. Ja aitab siis nii-öelda puhastusorganitel käivituda ja tööle hakata, ehk siis luua kehasse jälle see normaalne tasakaal, puhtus pärast seda söömingu või joomingu orgiat, mis on olnud pühade aeg. Nii et siis hiljem nii-öelda saad siis selle appi võtta endale. Sa võid hakata loomulikult seda ka juba ennetavalt kasutama, kui sa tead, et pidulauas tõenäoliselt võivad olla mingid sellised tooted, mida sina võib-olla ei valiks, mis ei ole sellise puhtuse või orgaanilisuse tasemega, et siis sa võid juba varem seda kasutama hakata, aga vot selliste pohmellide juures on siis nagu see selline kiire abiline. Ja ta aitab siis nii-öelda eluenergia uuesti liikuma panna ja uuendada ja elujõudu siis jälle taastada, et kui sa oled sellest söömisorgiatest siis nagu väsinud, et siis ta annab selle elujõu ja selle energia ja vitaalsuse siis tagasi. Keegi küsis, okei, vastasite ära. Ja ühe asja tahan veel mainida. Nimelt olen just siin kuulsin, et ka ikkagi kõhuviirused käivad läbi, sest et mandariinid ja mis iganes jõululauale tulevad, kui neid mitte hoolega pesta, siis võivad sealt pealt igasugune kraam meile siis nii-öelda kõhtu sattuda ja võib tekitada siis kõhuviiruseid. Siis tuletan meelde, ühes Zoomis me juba rääkisime, aga need OnGuard piidlatsid, terakesed väga kiiresti aitavad siis seedimise nii-öelda oksendamisest ja seedimise nii-öelda taastuda, oksendamisest lahti saada ja seedimise taastuda, kui siis võtta neid sisse, sest et Zen-Kesti võib ka sisse võtta, aga see vesi võib nii-öelda uuesti oksele ajada, aga kõhuviiruse puhul see pisike terake ilma veeta sisse võtta väga kiiresti on toetanud. Nii et kui juhtub see, aga muidugi kõige parem on seda ennetada ja üldse mitte neid mandariine siis ilma pesemata süüa, vaid OnGuard vahuseebiga kõik puuviljad üle pesta, enne kui käed sinna külge panna, sest siis sa hoiad enda ja oma pere kõhu ka korras, et ei tule sinna igasuguseid liigseid tegelasi toidukraamiga poest kaasa. Ja vot, need olid minu mõtted pühade aega. Annan sõna nüüd Margitile. Jah, Margit, mis me saame teha veel, et oma seedelundkonda toetada võib-olla siit juba ette ja ka pärast, et mitte ainult sõltuvalt pühade ajast? No just, et kui sina, Maris ja Triin, te rääkisite mõlemad sellest, et mida saab teha, et seedimine oleks kiirem ja et kui on gaasid ja mida iganes, on ju, et isusid ei tekiks, on ju. Aga siis kõik see teema ju on seotud meil mikrobiomiga, eks ju, kõik, mis meil soolestikus toimub, et kõik asi oleks meil kergemini seeditav, läbitav ja hallatav, on hea, kui meie mikrobioom on korras. Ja selle jaoks on doTERRAl 2 väga-väga supertoodet, mida Maris teile kohe näitab. Maris, tee häält, palun. Ja muidu ei tule ekraanile. BB Assist ja BB Restore. Ja need on siis tooted, mis siis mõjutavad meie mikrobiomi ja siis omakorda see mõjutab siis meie seedimist, immuunsust, meeleolu, usud või mitte, on ju, ja üleüldse seda meie
heaolu, et kõik öeldakse ju ka, et meie kõht on meie teine aju, on ju, ja kõik, kui emal on hästi, siis on kõigil hästi, eks ju. Et meie kõht on mega oluline, et temal seal kõik hästi korras oleks. Ja nüüd pühade aeg ongi selline hästi tore ja imeline aeg, kus meie seedimine iseenesest saab tavapärasest rohkem koormust, on ju, et rikkalikud pidusöögid ja magusad küpsetised, eks ju, ja siis kellel on see rutiin täiesti teine, et on näiteks need õhtusöögid on liiga hilja, on ju, et me ei tohi ju tegelikult süüa ka liiga hilja, sest et keha teeb teistsuguse koormuse kohe endale kaela, on ju. Siis ongi need 2 doTERRA probiootikumi nagu üldist nime, on ju, BB Restore ja BB Assist, eks on, mis siis aitavad see mikrobiomi tasakaalu hoida. Aga esmalt ma räägin siis BB Restore'ist, mis on siis see kapsel, mis Ma näitan on seda kapslit ka, et see on nagu nii äge 2-faasiline kapsel. ja see on doTERRA kõige uuem ja kõige terviklikum mikrobiomi toetav toidulisand. Ja see on loodud toetama tegelikult siis kogu keha mikrobiomi, mitte ainult soolestikku, et tema on nagu palju laiema olulisusega, et ta sisaldab nii pre-, pro- kui ka postbiootikume ning kokku on selles 30 bioaktiivset ühendit. Ja see teeb sellest kõige mitmekesisema ja tugevama mikrobiomi toidulisandid turul nagu üldse. Nagu Maris näitas, on see 2-kambriline ja see on doTERRA poolt patenteeritud lahendus, et sellist teistsugust nagu ei ole kellelgi teisel olemas. Nii et tõeline innovatsioon. Ja välimine kapsel sisaldab endas siis prebiootikume ja postbiootikume ja sisekapslis on 28 probiootilist tüve, mis siis vabanevad ajastatult, et vältida maohappest kahjustumist. Ja see topeltkapsli tehnoloogia siis tegelikult tagabki, et probiootikumid jõuavad aktiivses vormis täpselt sinna, kuhu vaja, ehk siis jämesoolde. Ja lisaks sellele sisaldab BB Restore iga kapsli kohta 18 miljardit elusat rakku, mis on 3 korda rohkem kui varasemas doTERRA probiootikumis. Ja mida see BB Restore siis mõjutab, eks ju, et ei ole ainult seedetrakti tugi, vaid ta mõjutab seedetrakti tööd ja barjääri terviklikkust, immuunsüsteemi normaalset toimimist. Ongi vaata, kui me sööme nii palju magusat ja meie rutiin on teine ja kõik on vale, siis meie immuunsüsteem läheb nõrgemaks, on ju, aga siis tema ülesanne on ka seda immuunsüsteemi normaalsemalt toimima panna. Ta on väga hea mikrotoitainete sünteesiks, ainevahetuseks, naha terviseks, südame-veresoonkonna heaoluks, hingamiselundkond, reproduktiivtervis, aju ja DNA talitlus. Nii et see ülesanne BB Restore'il on nagu mega suur. Ehk siis BB Restore ongi kogu keha taastav ja ülesehitav toidulisand, mis sobib hästi siis perioodkel, mil meie seedimine on rohkem proovile pandud. Ja siis meie pühade aeg ongi selleks ideaalne näide, et kuna me tõesti vajame seda endale appi. Teine toode on siis see BB Assist. Maris näitab korra uuesti. Ja, mis on siis siin karbis, on sellised 1 doosi tuutud. Ja need on nagu angel dust Ameerikas, eks ju, et lastele väga meeldib, sest et ta on hea magus ja mugav ja teda ei pea panema millegi sisse, sa võid vabalt endale keele alla lasta suus sulada, aga sa võid see panna ka smuuti sisse või joogi sisse, kuhu iganes, on ju. Et väga lihtne, aga ei pea veega jooma. Ja võib igas vanuses inimestele seda ka anda. Muidugi siis vaatame seda kogust, eks ju. Aga kui see BB Restore toetas kogu keha mikrobiomi, siis BB Assist on loodud otseselt soolestiku mikrobiomi tugevdamiseks, seedimise mugavuse, regulaarse seedetöö ja samatmoodi see immuunsüsteemi toetuseks. Et selles on 13 probiootilist tüve. Seal on prebiotiline FOS inuliin sees ja kokku 7 miljardit AF-ud, mis näitab elusate kultuuride täpset hulka. Tal on maasikameloni maitse ja nagu ma ütlesin, väga meeldiv nii lastele kui ka täiskasvanutele. Maris, sa raputad seda, mis midagi öelda praegu? Ja ma tahtsin öelda, et see ei ole lihtsalt pulber, on ju, nii nagu vanasti see oli,
vaid need on mikrokapslid siin sees või sa tahtsid sellest rääkida? Ja mul oli järgmine lause ongi see, et on Aga sellepärast ma loksutan seda, mikroenkapsuleerimisel. ja et seda nagu segada ja et aktiveerida. Räägi siis kapslis. Ja ühesõnaga, et see pulber tundub küll, et ta lahustab suus kohe kenasti ära, kui tegelikult on need bakterid kaetud mikroskoopilise kaitsekapsliga. See kaitseb neid kultuure maohappe eest ja tagab, et nad jõuavad alumise seedetrakti, kus nad siis saavad elujõuliselt ellu jääda, paljuneda, tasakaalustada mikrobiomi ja toetada seedimist. Mainisin niisugust sõna nagu FOS, et mis see FOS siis nagu see on. Need on fruktooligosakhariidid ehk siis looduslikud prebiootilised kiudained, mis ei seedu meie kehas. Need jõuavad jämesoolde ja toimivad kasulike bakterite toiduna. Ja FOS-i roll on siis selline, et aitab headel bakteritel kiiresti paljuneda, toetab seedimise regulaarset tööd, leevendab ebamugavustunnet ja puhitust, toetab normaalset lipiidide tasakaalu, toetab soolestiku, limaskeste ja immuunsüsteemi. Ja selle tõttu, mis ta siin kõik ma ette praegu lugesin, selle tõttu on FOS BB Assisti ja BB Restore toodetes nii oluline, sest see tagab, et probiootikumid saavad kohe kütust, mis muudab nende toime kiiremaks ja tugevamaks. Aga miks on siis 2 erinevat toodet, eks ju, doTERRAl, sest tegelikult nende koostis on niivõrd palju erinev, et nad ikkagi täiendavad üksteist, nad absoluutselt ei asenda selles mõttes, on ju, et need on 2 erinevat, üks on siis mõeldud rohkem siis meie ainult selle seedetrakti jaoks, aga see BB Restore on siis terve keha jaoks, on ju, et nad koos annavad selle mitmekesisuse ja stabiilsuse. Ja siis ühesõnaga neid mõlemaid on väga hea kasutada sel perioodil, nagu siis praegu on, kui on palju neid toite, kui palju on seda magusat, kui on aeglasem seedimine, kui meil on rohkem stressi või on ka rutiinimuutused. Ja loomulikult immuunsüsteemi toetamiseks on need BB Restore ja BB Assist väga head. Nii et saada nautida kogu seda jõulurõõmu ja pühade perioodi nende heade toitude ja emotsioonide jagamisega, siis on väga hea, kui me ei pea loobuma kõigest sellest, vaid et me saame ennast toetada nende imeliste toodetega. Ja kas on mingeid küsimusi nende 2 toote kohta praegu veel? Kui ei ole, siis ma annan sõna Eevale, et Eeva saab jätkata, mis siis on veel meie jaoks sellisel perioodil, nagu praegu on väga hea ja oluline. Tere kõigile siis. Ja ma ei tea, Margit, ma ikkagi soovitaksin kõigest sellest, mida me nimetame heaks, ikkagi loobuda. Aga üldiselt ma olen vaadanud järjest rohkem, inimesed jõuavad ju minu juurde eelkõige tervise teemadel. Ja siis me jõuame hästi sageli ikkagi sinna, et mida siis süüa ja mida vältida ja milliseid vitamiine võtta ja milliseid toidulisandeid üldse tarvitada. Et ma olen märganud, et harvem me peatume pigem sellele, et kas meie keha suudab seda kõike päriselt ka vastu võtta ja kasutada. Sest tegelikult seedimine ei ole ju ainult füüsiline protsess, vaid keha võime muuta see, mida me sööme siis, nii nagu Maris ennem ütles, elujõuks, energiaks ja tasakaaluks. Et see seedimine ei tähenda ainult seda, et kas kõht käib läbi või kas meil on pärast sööki raskustunne. Et seedimine on protsess, mille kaudu siis toit lagundatakse, siis omastatakse ja viiakse rakutasandile, kus ta siis hakkab toetama meie hormoone, närvisüsteemi, immuunsust ja ka meie siis vaimset tervist. Et kui see protsess ei toimi, siis ei ole vahet, kui kvaliteetne see toit on, kui hoolikalt me valime kõik need toidulisandid, keha lihtsalt ei saa seda, mida ta vajab.
ja ka nii-öelda teadus räägib täna väga selgelt ju sellest, et seedimine on väga-väga mitmekihiline süsteem, et ta hakkabki ikkagi kõigepealt nii, nagu meil järjekord oligi, et ta hakkab lagundamisest, mis toimub maos ja peensooles, kus töötavad siis ensüümid ja maohappe ja sapp ja siis me jõuame imendumise faasi, kus siis otsustatakse, kas vitamiinid, mineraalid ja muud toitained pääsevad vereringesse või mitte. Ning lõpuks, kui nad pääsevad vereringesse, siis me alles jõuame raku tasandile, kus selgub, et kas need rakud on üldse valmis neid toitaineid vastu võtma ja kasutama. Ja nii nagu siin sa rääkisid just nendest pro- ja prebiootikumideks, et soolestiku mikrobioom, et triljonid bakterid, kes mõjutavad ju mitte ainult seedimist, kõike, põletiku tasakaalu, isegi seda meeleolu, immuunsust, ja me räägime juba, et soolestik kui teine aju, sest see, mis toimub kõhus, tegelikult ei jää ju kunagi ainult kõhtu. Ja kui me vaatame siis tänapäeva eluviisi, siis vahet ei ole. Ma ise olen väga teadlik, aga ma ikkagi libastun. Meil on palju stressi, pinget, siis ei ole tegelikult ju üllatav, et meie seedimine vajab rohkem tähelepanu ja toetust, kui ta on seni saanud. Ja sest see seedimine väsib lihtsalt ära. Et me sööme kiirustades, sageli me ei ole üldse kohal, me isegi ei märka, mida me suhu paneme. Ja stressirežiimis ei saa me keha üldse midagi seedida, ehk siis see läbib meie torustiku, aga rakkudeni, kus on vaja neid toitaineid, ei jõua tegelikult ju mitte midagi. Ja seedimine ongi pidevalt tagaplaanil. Et see tegelikult ei ole nagu meie keha mingisugused eripärad, vaid see ongi kohanemine, kuidas me saame sellega kohaneda. Ja siit tekib olukord vahel, kus inimene ütleb, et klient, et ta sööb väga hästi, me vaatame menüüd üle, kõik on väga hästi. Ta võtab vitamiine, ta võtab erinevaid ensüüme, toidulisandeid, aga ta tunneb ikkagi, et ta on väsinud, ta on kurnatud, et siis tegelikult ei ole probleem ikkagi selles, mida ma söön, mida ma võtan, vaid selles, et kas mu keha suudab kõike efektiivselt kasutada. Ja minu jaoks siin on hästi hea rääkida sellisest tootest, doTERRA VMG plussist. See ei ole minu jaoks nagu üks toode, vaid see on natukene, see on nagu loogika. Et VMG on ju loodud ikkagi sellisest arusaamisest, et seedimine ja ainevahetus ei tööta kunagi ühe aine abil. Et ensüümid, selleks, et ensüümid saaksid üldse töötada, nad vajavad mineraale ehk siis elektrolüüdid, nad vajavad vitamiine ja nad vajavad omavahel sünkroonsust, et kogu süsteem saaks toimida. Et VMG plussis, äkki, kui ma ütlen nüüd valesti, siis võib keegi parandada, et siin sisaldub ju üle 90 koostisosa. Et siin on vitamiinid, mineraalid, ensüümid, taimsed pulbrid, fütotoitained ja ka muidugi eeterlikud õlid. Et selle mõte ei ole anda kehale midagi rohkem, vaid anda selline laiem katvus, et seedimise ja ainevahetuse protsess ei jääks kinni just selle sama ühe puuduva lüli taha. Et sageli me käime mõõtmas, kui palju meil mingisugused vitamiinitasemed on, et sageli ei ole kehas üks suur puudus, vaid tegelikult on mitu väikest korraga ja see ei pruugi üldse näidatagi, et meil on puudus. Et veidi vähem on neid mineraale, veidi vähem ensüümide tuge, veidi rohkem stressi on seal, veidi kehvem imendumine ja just sellise mitme väikese teguri koosmõju võibki panna ainevahetuse aeglustuma ja seedimise väsima.
et ilma, et oleks üht selgelt või lihtsalt määratavat põhjust, siis minu arust VMG loogika on siin just toetada seda tervikut, et kehal ei oleks vaja nagu piisavalt kompenseerida, kohaneda või lappida midagi, vaid tal oleks vajalikud eeldused kõik olemas, et ainevahetus siis toimuks sujuvalt ja loomulikult. Ja oluline on minu arust ka see, et VMG kasutab liposoomset tehnoloogiat, mis tähendab, et osa toitaineid on kaitstud ja suunatud niimoodi, et nad jõuavad paremini rakkudeni. Et paljude toidulisandite puhul on ju probleem selles, et nad ei imeldu piisavalt hästi, eriti tundliku seedimise korral. Ja liposoomne vorm aitab siis parandada seda biosaadavust ja vähendada siis seedetrakti ärritusi. Et mis on eriti oluline siis just, kui keha on juba väsinud. Ja teine minu jaoks oluline sammas siis seedimise tervikus ongi oomegad. Et seedimine ei toimu ju ainult ka ensüümide ja bakterite abil, just nii nagu ma ennem rääkisin, vaid raku tasandil. Ning rakumembraanid koosnevad suuresti ju rasvadest ja omega-3 rasvhapped siis, mida see E-omega pakub, ongi siis rakumembraanide ehitusmaterjal. Ja ta toetab siis nende paindlikkust, limaskestade tervist ja põletikulist tasakaalu. Et kui need soolestiku rakkude membraanid on meil jäigad või põletikulised, siis ei ole imendumine mitte kunagi optimaalne. Ükskõik kui hästi me ka selle toidu ära lagundame, ta ei imendu ikkagi. Siis see E-omega ta nagu ei seedi toitu meie eest, vaid ta loob sellise keskkonna, kus seedimine saaks toimida tõhusamalt. Ja minu jaoks, kui need kaks lähenemist kokku tuua, siis saab öelda, et see VMG+ toetab seedimise funktsioone, samal ajal kui oomegad toetavad struktuuri, kus see kõik saab nagu toimuda. Et üks aitab toitu lagundada ja kasutada, teine hoiab rakud ja limaskestad siis elastsena, et saaks imenduda. Et kui üks puudub, siis jääb tervik ikkagi poolikuks. Et minu jaoks seedimine ei vaja nakseid imesi ega kiireid lahendusi, et seedimine vajab tingimusi. Kõik need, mida Triin, Margit, Maris on siin rääkinud, need on selle terviku juures veel nagu nii täiuslikud abivahendid, et ilma selleta on väga keeruline. Et siis me loome oma seedimisele tingimused, kus keha saab lagundada, omastada ja kasutada. Ja kui meie seedimine rahuneb, siis muutub kõik meie organismis tõhusamaks. Saab meel rahuneda, sest keha ja meel ei ole kunagi eraldi ja me saame jõululauas istuda rahulikult, valida endale toite, mis meile sobivad, rääkida ilusaid, toredaid jutte ja tunda ennast õnnelikuna. Vot sellised jutud olid mul, ma võikski jääda rääkima, aga vot selline jutt oli mul täna. Aitäh sulle, Eeva, see on nagu hästi oluline alustala siin juures. Ja Liina ka nii toredalt siin chatis kommenteerib, et võttes kokku, Eeva, sinu jutu, et tulemuse või süsteemi toimimise määrab siis meie kõige nõrgem lüli. Et me peame ikkagi vaatama kõike kui tervikut ja toetama kõiki pooli. Aga me oleme rääkinud siin kõikidest sellistest valmistoodetest, mis on tõesti väga suureks toeks ja abiks ja lisandiks. Aga tegelikult on meil kõigil kodus ju karbitäite kaupa õlisid. Ja mis on ka võib-olla siin muidugi igal ajal väga praktilised kasutada ka köögis, aga võib-olla just siin ka pühade ajal otsida välja oma õlide karbist kõik õlid. Pärast, kui sa vaatad järgi, sa võid kommentaaridesse panna ka pildi kõikidest õlidest, mida sina köögis kasutad ja jagada oma kogemusi.
et meil on väga palju ju nii-öelda söödavaid taimi, söödavaid õlisid, mida kasutada väga julgelt ka toidus. Meil on vürtsid, meil on ürdid, mis on sellised kõige võib-olla tuntumad ja praktilisemad. Ja mina siin just otsisin välja oma põhiriiuli pealt, kus mul on nagu sellised õlid, mida ma pidevalt kasutan toidus, on kardemon, kaneel ja vanilja. Ja kes mind rohkem teavad, siis teavad, milline kakaosõber ma olen, et ükski minu kakao ei ole ilma nende õlideta ja ma tean, et kohvisõbrad siin panevad samu õlisid kohvi sisse ja meil on veel ingver, mida sa võid sinna alati panna. Ja üldsegi kõik, tea alati seda, kõik, mis on söödav taim, seda sa võid kasutada toidus. Et kui sa ei tea, mis taim on, ma ei tea, mingi õli, näiteks spikenard, kui sa ei tea, mis taim see on, siis ära köögis kasuta. aga kui tead, siis võib-olla tead, et kas tohib või ei tohi. Aga kõik, mis on ilmselgelt siis söödavad vürtsid, on tsitrused, on ürdid, neid võid julgelt kasutada. Ja miks me siis neid kasutame toidus? Üks asi, et saada on ju seda intensiivset maitsenüanssi, aga need kõik toetavad meie keha siis toimimisfunktsioone, nad toetavad meie seedeelundkonda ja näiteks just nimelt kaneel ja kardemon tõstavad, ingver, kõik vürtsid siis tõstavad meie seedetuld ja jällegi tänu sellele me saame emotsioone paremini protsessida, neid läbi töötada, me saame toitu paremini seedida ja meie kehad ei ole nii külmad ja niisked. Ja enne kui ma annan sõnajärjed, küsin, mis on teie teiste sellised köögi ja õlide soovitused või mida teie kasutate igaüks oma kodus, siis mina leidsin riiuli pealt põnevad õlisegud, mis võib-olla nii mõnelgi on kodus olemas, aga pole võib-olla kasutust leidnud. Kas mäletate, meil on olnud sellised õlisegud nagu Itaalia toidusegu, Meksiko toidusegu, Tropical, Portugali ürdisegu ja Tai segu. Otsisin need välja ja mõtlesin, et peaks jälle üles soojendama, sest need on üliägedad õlisegud ja need on siis nagu nii-öelda selle piirkonna köögi vürtsidest ja ürtidest kokku pandud. Ja tilgakene oma siis kas takokastmete sisse või pastatoitu pannes, siis me saame nii selle võimendatud maitsenüansi kui oma seedeelundkonnale toetuse. Ja mis on nende juures teistsugust, on see, et nad siis ei ole fraktsioneeritud kookosõli baasil, vaid need on oliivõli baasil segud. Ja kui sa neid köögis ei oska kasutada, siis mul on soovitus, et mitte ära hoia neid lihtsalt karbis, et nad seisaksid sul, vaid pane need kapslisse ja kasuta lihtsalt oma organismi toetamiseks seestpidiselt, sest siin on kõik väga-väga vajalikke ürte, vürtse, taimi sees, mis aitavad meie keha siis toetada. Ja minu enda lemmik on Itaalia segu, mida mina siis kasutan ahjujuurviljade juures. Vahel panen eraldi roosmariini, tüümianit, lihtsalt oliivõliga peo peale ja siis teen kõik oma juurviljad kokku ja panen ahju. Või siin Itaalia segus on tegelikult kõik sarnased asjad sees olemas. Minu jaoks annavad need õlid toidus sellise elusa maitse versus kui kasutada ainult neid kuivatatud ürte, mis on nagu tuimad natukene, siis see särts saada õlidest, siis on kuidagi see toit ka elusam, on minu nagu kogemus või enda tunne. Ja piparkoogi taigna tegemise juures leidsin ka sellise asja nagu baking spice. Nii et kui sa tahad ka piparkoogi vürtsisegu võimendada, siis see sobib ka. Sobib hästi ka kakao sisse ja magustoitudesse. Aga mis teie köögis kasutate? Mis teie selline leivanumber on? Jaanika ka ütleb, et talle meeldib väga Portugali
õlisegu, mis on tõsi, et kuumutatavale toidule tõesti, et seal osad asjad hävinevad, aga salatikastmetesse sobib hästi. Aga see maitse nüanss jääb ikka alles ja sellepärast panen mina ikkagi ahju juurviljadele ja et ma ei saa võib-olla seda nii-öelda kõige aktiivsemat nii-öelda biokeemilist koostist oma kehale, aga elusa maitse annab ta ikka. ma võin siis jagada, et minul on samamoodi ahju juurviljadel see Itaalia köögisegu abiks, et sama meile maitseb, meile siis on sarnane maitse ja meil pakume kakao osas ka. perele sarnase maitsega toitu. ja tropical segu on mulle ka meeldinud varasemalt smuutisse panna. praegu ma smuutisid enam nii palju ei tarbi ja Metapowerit samamoodi ja just. ja muidugi kakao sees samamoodi kardemon, vanill, kaneel, roos. ja kui ma vahel harva kooki teen, siis sidruniõli läheb sinna sisse, eriti nendesse retseptidesse või kookidesse, kus on vaja sidrunikoort riivida, sest esiteks mulle tundub see sidrunikoore riivimine väga tüütu. teiseks on nii, et ma ei saa kunagi kindel olla, mis kvaliteediga sidruni ma poest saan, et kui palju seal pestitsiite peal on, et mulle meeldib ikkagi puhast kraami pakkuda. ja siis on väga lihtne asendada see nii-öelda retseptis sidrunikoore riivimine siis lihtsalt sidruni eeterliku õliga sinna koogi või magustoidu sisse. ja mulle meeldib, viimase aja lemmik on mul tomkaasupp, see on mul sihuke poiste selline lemmik. ja sinna mul lähevad samamoodi koriander, sidrunhein ja laim lähevad siis eeterlike õlidena, et ma ei pane neid, ei vaevu siis seda kraami poest otsima ja ostma, vaid need lähevad siis eeterlike õlidena ja annavad imelise maitse sinna sisse. Need on minu lemmikud siis köögis. Minul on ka juurikad, aga mina panen juurikatele peale tüümiani ja rosmariini. Mulle hästi maitseb sellega, aga teenippe ma proovin ka nüüd juurikatega, et proovin neid teisi valmis köögisegusi sinna panna juba. Ja siis mina olen kofeiinivaba kohvisõber ja mina siis emulgeerin ära, külmal ajal on mul siis ingver ja cinnamon ja vanill. Panen siis piima sisse natukene, tegelikult ma panen kohvikoore sisse ja panen kohvi peale, siis see on minu jaoks nagu magustoit. Ta lõhnab, ta maitseb, ta on tohutult hea. Pluss veel see, et ta annab selle soojendava efekti, mis meie niiskes kliimas on siis, me ei saa enam öelda külmas, niiskes kliimas on väga-väga oluline, et me hoiaksime oma seda kehatuld siis üleval selle niiskel ajal. ja muidugi kardemon on mul seal vahel, et sellised soojendavad õlid on. Ma ei ole väga palju toidus kasutanud, aga ma praegu sain nii palju nippe. Aitäh teile, naised. ja Jaanika siin ütleb, et kakao sisse ka siin panna isegi caraway'd ja roosapipart ja kakaosse sobivad kõik sellised vürtsid ja minule endale väga meeldib kakaosse ka star aniis. ma ütleks, et mulle meeldib suvel kakaosse piparmünt. Just. mitte külmal niiskel ajal, aga suvisel ajal piparmündi kakao väga mõnus. ja onkaart sobib ka muuseas kakao sisse väga hästi. praegu mul selle onkaardiga tuli meelde see, et onkaardi saab piusendaks ka õunte peale, onju. et need on hästi maitsvad õunad, kui on onkaardiga need ära, kas siis leotatud või pihustatud, et see on hästi mõnus. aga mina samamoodi nagu Eeva, eks ju, et mina kasutan neid soojendavaid õlisid näiteks sooja smuutis, sest külma smuutit ma ei joo. aga kuna mu keha on selline väga jahe, siis ma tahan panna siin neid soojendavaid õlisid sisse, mis ongi siis kaneel ja ingver ja siis kardemon kindlasti on ju. ja mulle meeldib ikka see väga hellitav vanilje ka, et ta minu jaoks kuidagi eriti pehme naiselik ja kuidagi sihuke luksust lubav õli, et mina panen seda sinna juurde. Ja kohvi sisse ma teen sama, sest ma armastan oma hommikukohvi. Vabandage väga, aga ma teen seda. Ma tahtsin lisada korraks, et mul ära ei unu, et basiilik
basiilik, kui me räägime nüüd toidust, siis basiilik on nendele hästi hea, kes väga sageli kogevad südame pekslemist. Et siis basiilik rinnale, kui te tahate võimendada, siis pange viiruka ja väga hästi toetab. Nii et basiilik on üks väga-väga hea rinnale määrimise õli. Ka siis, kui sul ei ole veel seda ärevust või südame tukslemist, siis ennem võib juba panna. Ja mul on hakanud see lõhn järjest rohkem meeldima, et ta on nagu väga-väga mõnus lõhn. Mina panen basiilikut alati, kui on see pesto tegemise hooaeg, panen sinna karulaugu pesto ja pestode sisse, et sobib ka väga-väga hästi ja lõhnab tõesti hästi. Ja meil on Liina ju siin, praegu väga hästi see, et meil on see oomega õli, millest Eeva siin rääkis, on ju see E-omega, mis on siis oliivõli baasil sidruniga, on ju, aga sinna võid samamoodi panna ju midagi veel juurde, sellega tehagi endale salatiteks. Et siin annab nagu veel juurde midagi timmida, see sidrun teeb lihtsalt mõnusaks happeliseks, siis mõnusa maitsega. just, ja Liina siin lisab hea nipi, et salatikastmetele on hea kasutada siis neid pisipudelitest, sealt tuleb väga väike tilga osa, et ei doseeriks siis üle, et minu läbi aegade kõige naljakam kogemus, kui ma oma esimesed õlid sain kätte ja siis oregano juures oli kohe kirjas see, et sa võid oma, ma ei tea, pastakastmele seda panna. Aga ma olin veits nagu ülbe, mõtlesin, mis asja üks tilk, et see ei ole ju suure pastakastmepoti peale nagu üks tilk, et no mis asja, ei ole nii hull, et ma ei viitsi mingi selle tikuga hakata segama. Ja panin ühe tilga ja noh, te võite arvata, et see potitäis kastet ei olnud söödav. See päriselt ei olnud söödav, et see üks tilk oli liiga palju sinna. Et tõesti julgustan kasutama neid minipudeleid või siis hambatiku kastad sinna pudeli sisse ja segad sellega siis kastet ja saab juba piisavalt. Aga kui sa oled muidugi õlidega harjunud, siis alguses üks tilk kardemoni või ingverit kohvitassi sisse on palju, aga kui sa oled harjunud, siis on see imeline. Kas on kellelgi veel kööginippe või mida siis keegi kasutab toidus? mina ise pole teinud, aga ma tean, mu tiimis on sellised tublid, kes teevad selliseid pähkli või energiapalle ongaardõliga ja nende teiste soojendavate õlidega. See on selline mõnus tervislik maiustus, tatlid ja pähklid ja siis sobivad sinna erilised, noh, kõik õlid sisse, ka tsitruselised ja vürtsid ja ühesõnaga nendega saab mängida. Ja ka tatlijook ingveriga näiteks on selline mõnus soojendav jook siin sellel ajal ja tervislik. Ja sellega seoses mul tuleb meelde, et ma kõrvitsa suppi sisse panen tilga apelsiniõli tavaliselt, et annab ka sellise hea nüansi. Ja ongaardiga mul tuli meelde, et kui mina keedan õunamoosi, siis ma panen ka sinna tilgakese ongaardiõli ja kookoskreemiga või kookos selle koorega tilgake ongaardi, siis ta on kohe niisugune nagu magustoit, mitte moos. Et selline püree. Jaa, võib-olla tuleb veel midagi meelde. Kas kellelgi veel mõtteid, kes kuidas kasutab, et need köögiteemad on alati nii põnevad, et ei ole kõik harjumuspärane, aga julgustan väga katsetama ja proovima, sest just nimelt, et üks asi on see maitse, aga teine asi, kuidas me saame märkamatult oma kehale veel tuge juurde ka pakkuda. Mina ei ole suur kokk, aga ma kuulen teiste kogemusi, näiteks verivorsti tegemisel on kindlasti võetud neid õlisid kasutusse, on ju, ja siis näiteks päikesekuivatud tomatite tegemisel samamoodi, on ju, piparkoogid nagu ütlesid ja kõrvitsad samamoodi, et mis nüüd on need jõuluraad, on ju. Et tegelikult igale poole, kui me teame, mis me loodusest korjata võime ja süüa võime ja need on pudelisse pandud, siis me saame neid ju siis kasutada, eks. Nagu Maris ütles, et kui sa tead, et see on söödav, siis kasuta. Ja just marinaadidesse väga hästi sobivad, sest nad on nii tugevad nagu võimendatud maitsed. Jaa. No nii. Kui sa vaatad järgi seda salvestust, siis jaga kindlasti oma nippe ka. Need on alati põnevad ja teistel ka inspireeriv lugeda. Aga igal juhul soovime meie poolt siis kõigile imelist pühade aega
ja et nad oleksid rõõmsad ja rahulikud. Ja nagu Eeva ütles, et parim valik on see, mis sa jätad valimata. Et hooli endast, tee häid valikuid ja toeta ennast. Ja naudime ja kohtume taas järgmisel korral. Tšau!